Tere taas, teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna vaatame, kuidas puurida õige suurusega auke. Karl ja Mari-Liis, teie ees olev raketi detail kaalub täpselt 186,1 grammi. Vähendage selle detaili massi nii, et see kaaluks 150 grammi. Võistlejatele on antud ristkülliku kujuline detail, mõõtevahendid ja erineva suurusega puurid, millega saaks siis detaili massi vähendada. Võistlejatel on ette antud detail massiga 186,1 grammi ning nende ülesandeks on siia puurida täpselt nii palju auke, et see kaaluks 150 grammi. Kõigepealt mõõdame ära, kui suur see detail on ning siis vaatame, missuguseid auke puurima peaksime. Detaili mõõtmed on ligikaudu 198 korda 198 millimeetrit. On teada, et detail on ühtlase paksuse ja ühtlase tihedusega. Kui räägime massi vähendamisest, siis peaksime arvesse võtma nii kogu keha ruumala kui ka tihedust. Kuid kuna tihedus ning materjali paksus on ühtlased, siis saame materjali paksuse hetkel jätta kõrvale ning panna võrdelisse seose detaili massi ning pindala. Nii muudamegi ülesande pindala vähendamise ülesandeks. Leiame nüüd, kui palju tuleb pindala vähendada, et ka mass väheneks piisavalt palju. Paneme kirja seose, mis väljendab detaili massi pindala ühiku kohta. Kuna materjali tihedus ei muutu, siis peab see jääma samaks nii esialgse pindala ja massi korral kui ka hilisema pindala ning massi korral. Nüüd leidsimegi, kui suur pindala peab detailil alles jääma. Et aga saada teada, kui palju peame seda vähendama, siis arvutame välja ka esialgse pindala ning leiame nende vahe. Detaili pindala peame vähendama umbes 76 ruutsentimeetri jagu. Kuna meil on kasutada ümarad puurid, siis leiame, missugusele raadiusele selline pindala vastaks. Sellisele pindalale vastaks ring raadiusega 4,92 sentimeetrit ehk ring läbimõõduga 9,84 sentimeetrit. Nii suurt puuri kahjuks võistlejatel ei ole ning nüüd peavadki nad hakkama kombineerima erinevaid puure, et see pindala kokku saada. Kui ma pean eemaldama 10 sentimeetrise diameetriga ala, siis kõige mõistlikum on kasutada kõige suuremaid puure, mis ongi juba 5 sentimeetrit, ehk ma pean ainult 2 auku tegema. Mari-Liis leiab, et tal on vaja vähendada pindala, mis on võrdne umbes 10 sentimeetrise läbimõõduga puuriga, mis ühtib ka nende andmetega, mis meie saime. Kuna tal aga 10 sentimeetrise läbimõõduga puuri ei ole, siis võtab ta laualt kõige suurema puuri. Selleks on neil selline 51 millimeetrise läbimõõduga puur. Kuna 51 millimeetrit ehk umbes 5 sentimeetrit on ligikaudu 2 korda väiksem kui 10 sentimeetrit, siis teeb ta kiire eelduse, et piisab 2 augu puurimisest. Kuid ringi pindala on raadiusest ruutvõrdelises sõltuvuses. Seega, kui sul on vaja lõigata auk, mille läbimõõt on 10 sentimeetrit, aga sa lõikad 2 auku, mille läbimõõdud on 5 sentimeetrit, siis jääb sul kogu see viirutatud ala siin tegelikult välja lõikamata ning seepärast jääb ka see mass välja lõikamata ning nii ongi oht saada tulemus, mis erineb õigest ligikaudu 2 korda. Kui võistlejad pidid vähendama massi umbes 36 grammi jagu, siis Mari-Liisil jäi õigest tulemusest 17 grammi puudu.
kuid mitu auku peaks siis tegema 51 mm puuriga. Leiame kõigepealt, kui suure pindala katab 51 mm puur ning seejärel mitu korda mahub see meie vähendatavasse pindalasse. Ning näeme, et puurile vastav pindala mahub vähendatavasse pindalasse 3,73 korda. See tähendab, et 3 auku saame selle puuriga ära puurida ning nüüd see 0,7 selle augu suurust tuleb kokku kombineerida väiksemate puuride abil. Nii jätkates saamegi samm-sammult järjest väiksemate puuridega täpsema tulemuse poole liikuda. Erinevaid lähenemisi on sellele ülesandele aga mitmeid. Sa võid hakata puurima kõige suurema puuriga, siis liikuda väiksemasse, nii palju, kui sa vähegi mahud. Sellise lähenemise puhul kulub väga palju aega erinevate puuride vahetamisele ning uute arvutuste teostamisele. Alternatiivse lahendusena võime valida ühe väiksema läbimõõduga puuri ning vaadata, mitu auku selle puuriga peame puurima. Kui me seda ülesannet katsetasime, kasutasime pisut väiksemat plaati, kuid massi pidime vähendama umbes sama suurusjärgu võrra. Siis tulid meil välja lahendused, kus hakati minema suuremast puurist väiksemaks, kus valiti üks konkreetne puur, tehti sellega võimalikult suur töö ära ning seejärel lisati veel silma järgi pisemaid auke ning tuli välja ka lahendus, kus võeti lihtsalt 10 mm puur ning puuriti siia sisse 51 auku. Mõtle nüüd kodus järgi, millise lahenduse valiksid sina ning milline neist võiks olla kõige täpsem.